Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 125 osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänased külalised on Tarvo Teslan, kes on kv.ee portaali juht, ja Kristiana Põld, portaali kv.ee turundus- ja kommunikatsioonijuht. Tere Tarvo, tere Kristiana. Tere Tõnu. Tere. Ja esimest korda meie virtuaalstuudios on lausa 2 külalist ja on meil siin meediast läbi käinud selline mõiste nagu kinnisvaraportaalide sõda, eks see on siis meil ka tänase saate tööpealkiri ja proovimegi siis vaadata, mis siin portaalide majanduses kulisside taga toimub. Aga ennem kui teemade juurde lähme, võib-olla siis Kristiana, Tarvo paari sõnaga räägite, et mis teie portaalis kv.ee teete. Tarvo, võib-olla alustad sina, teed osa lahti. Jah, olen 26 aastat KV-ga seotud olnud ja olen seda enamus aja juhtinud seda portaali, et peaaegu startupis saadik nii-öelda, või tähendab startupina alustanud. Ja Kristiana? Mul saab kohe 12 aastat siin grupis ja alustasingi KV turundus ja kommunikatsiooni osas ja teen seda tänaseni. No nii, aga lähme siit siis sisu juurde ja võib-olla natuke tuleks veel siin avada, et kui meedias siin räägitakse erinevatest ettevõtetest, just siis portaalide kontekstis. Tarvo, Baltic Classifieds Group, kv.ee, City24, äkki sa avad siin tausta, kes on kes ja mis on mis? Baltic Classifieds Group tegelikult siis põhimõtteliselt on alguses saanud isegi võib öelda KV-st, mis on kasvanud aja jooksul erinevate portaalide liitumisel ja liitmistel ja ostmistel ja nii edasi. Kaasa arvatud ka portaalide siis asutamisest ja firmade asutamisest Leedus ja ka Lätis. Et täna on meil 14 erinevat portaali, kõik nad on Baltikumis, kogu äri on meil Baltikumis. Võib-olla suurem kaal kogu selles grupis on tegelikult Leedus, et julgelt 2/3 või isegi natuke rohkem on isegi võib-olla 3/4 on Leedus ja siis ülejäänud on Läti natukene ja siis ülejäänud on Eesti. Eestis võib-olla nii palju, et Eestis on tuntud brändid ongi siis KV, Auto24, City24, Kuldne Börs on näiteks Vanakooli, meie kõige vanem kõige vanem bränd tegelikult ja Osta.ee ja ka võib-olla viimane siis Getepro.ee, mis on selline teenuste tellimise ja tegemise portaal siis. Kristiana, sul siia midagi lisada? Hei, ja kui ma tulin, siis oli palju vähem portaale ja neid on juurde tulnud ja hästi tore on ja mis minule enda kõigega meeldib või mida alati ma meie inimestele, kes meiega liituvad, räägin, siis on, et selles kogukonnas töötada, kus me jagame teadmisi ja saame paremaks, targemaks, et hästi uhke tunne on, et see grupp on alguse saanud Eestist. Et tihtipeale teatakse meie oma Skype'i või Bolti, aga tegelikult võiks teada ka meie oma Baltic Classifieds gruppi, et nii-öelda kuulutuste maailmas on meie grupp kindlasti tuntud kui hea ja töökas tegija, et selles mõttes uhke tunne on, et selline tegevus on tegelikult Eesti juurtega. Võib-olla lisan veel, et meie jaoks oli üks oluline samm oli 21 aasta juuli, kus me läksime siis börsile Londoni siis premium nimekirja. Et jõudsime siis üle miljardi siis väärtuseni. Just nagu kohe. Nii et börsi ettevõttega täitsa tegemist. Kristiana, ma küsiks sinult, et me oleme siin 2025. aastas ja sotsiaalmeediast ei saa nagu üle ega ümber. Ma pakuks, et ikkagi väga suur enamus Eesti inimesi iga päev puutub ühe või teise sotsiaalmeedia kanaliga kokku, et äkki sa avad mingeid mõtteid, et mis on sotsiaalmeedia roll kinnisvaraportaalide juures siis ütleme sellise müügikommunikatsiooni vaatest?
Tegelikult muidugi me igaüks puutume killustatult kokku, et see võib-olla, kus me ise nagu figureerime, ei ole võib-olla see platvorm, mida võib-olla meie lapsed kasutavad või juba siis pealekasvav noorsugu ja kuna neid on nii palju juurde tulnud, siis tihtipeale inimeste aeg jaguneb nende vahel. Et raske on siis nii-öelda müügikanalina mõte, et millises kanalis sa ise koha peal olla võiksid või peaksid olema. Samamoodi tegelikult ka Meta grupp ise, Facebook ja siis WhatsApp ja Instagram, mis kõik sinna nii-öelda gruppi kuuluvad, ega nad tegelikult ka jälgivad seda, et on olemas Facebook Marketplace'id ja nii edasi, aga et mis mahus nad üldse lasevad nii-öelda siis sükest nagu kinnisvarakuulutusi või ka siis autokuulutusi nii-öelda enda gruppidesse ülesse, et pigem ka nendel oleks huvi ennekõike ju ikkagi raha saada nagu võib-olla nende teenuste pealt. Aga milles ma leian, et kindlasti kinnisvara müügis või üüris on hea on nendes gruppides, võib-olla kogu kogukonna gruppides kohal olla, sinna jagada informatsiooni, et ma ei tea, kas on siis mõni, ma ei tea, Saaremaa pisikese kogukonna grupp, kus parasjagu on midagi pakkumisel, või on see Kalamaja korterite üüriturg on ju, et sinna tasub kindlasti kõike seda postitada, et siis läheb see nii-öelda nähtavus lihtsalt nagu selle võrra suuremaks, et kohalolek on oluline, aga sinna eraldi nagu panustada ilmselt ei jõua. Pigem on see siuke nii-öelda kõrvalvõimalus tõenäoliselt tänapäeval. Absoluutselt. Okei, aga tuleme nüüd nagu teema juurde, et kinnisvaraportaalide sõda on siuke nagu tugev väljend. Tarvo, kas sa aitaks defineerida, et kes kus kaevikus istub, on tegemist külmasõjaga või kuumasõjaga või et siin nagu võib-olla ei ole väga kohane, eks siukseid nalju praegusel ajastul teha, aga ikkagi, et kes on siis selles mängus osapooled? Võib-olla jah, see sõda on halb sõna, ütleme konflikt on võib-olla õigem sõna. Teine teema, see konflikt on tegelikult, kui ma mõtlen KV ajaloo peale, siis see on päevast üks on tegelikult mingisugune konflikt sinna sisse kirjutatud juba, sest et KV sai alguse sellest, et väiksemad firmad siis hakkasid oma infot vahetama, millest siis lõpuks tuli siis KV.ee ja kaevik on siis teisel poolel on siis mingil määral siis suuremad firmad, kes ka, no ütleme, see ongi suured firmad, kes ka tol hetkel tundsid, et KV ja nii-öelda siis see koostöö, mis tol hetkel hakkas KV-ga pihta, et see pole päris nende rida, kus nad tahavad olla ja siis tehti tegelikult esimene kinnisvaraportaal ja väga õnnestus tõesti teha City24 juba aastal 2000 lõpp vist küll oli see algus, et KV hakkas natuke varem ja sealt on see konflikt tegelikult juba sisse kirjutatud, et sealt juba siis läksid tegelikult see hetkel suured firmad KV-st ära. Aga miks siis nagu ei õnnestunud siis City24 päris suurt nagu nii-öelda lõppu nii-öelda ära võita või ütleme väga suureks siis muutuda, oli siis võib-olla siis selline usaldamatus väiksemate firmade poolt ikkagi City24 suunas, sest et seda omanesid suuremad kinnisvarafirmad. Ja see oli üks selline koht, lõpuks küll City24 müüdi maha Soome meediakontsernile 2005 aasta. Siis läks natuke aega edasi, siis tulid tagasi ka kõik nii-öelda suured firmad KV-sse ka. Siis läks natuke aega edasi, oli meil selline rahuaeg kuni 2000, ma eksidasin praegu, kas oli 2010 või oli see 2009, aga kuskil sellisel kriisi ajal sain mina isiklikult siis ka kinnisvarafirmade poolt, suurte kinnisvarafirmade poolt siis kirja, kus nad ütlesid, palju nad on nõus meile maksma. Et no selline juba konflikt jälle. Aga okei, me olime teises positsioonis tol hetkel ikkagi. Mul ei olnud väga palju, oligi keeruline aeg ja see konflikt kuskil ei jõudnud. Et see nii-öelda jäi sinna väikselt susisema. Ja kolmas siis selline võib-olla suurem konfliktipundar tekkis siis sel hetkel,
kui me otsustasime hakata vähendama seda hinnavahet siis erinevatel firmadel, ehk siis meie hinnastamine on maakrite põhine olnud, me oleme tahtnud, et see oleks maakrite põhine, aga oli moment, kus 10 maakleriga firma ja 100 maakleriga firma maksid ühepalju. Ja me hakkasime seda siis nagu seda, ehk siis seda, mis kunagi kriisi ajal juhtus, seda siis nagu lahendama, et siis võrdsemalt siis hinnastama, võrdsemalt, mitte võrdselt veel, aga võrdsemalt hinnastama. Ja siis oli see hetk, kui 11 kinnisvarafirmat siis meilt korraks ära läks. Ja boikoti korraldasid. Ja noh, ütleme siis see on nüüd on siis järgmine, tegelikult on seal vahel veel üks moment, kus meid ka siis või konkurentsiametisse kaevati. Ja nüüd siis on viimane on siis praegu, kus ma ütleks, et tegelikult on nüüd siin kaevikus veel üks pool, see on kinnisvaraportaal, mis on tehtud kinnisvarafirmade poolt, suurte firmade poolt siis, Kinnisvara 24 ja ma ütleks, et täna on see, tegelikult see teravik täna on pigem selle portaali poolelt, et võidetakse, tahetakse tähendab siis Kinnisvara 24-le rohkem tähelepanu saada või jah. Ma prooviks selle mõtte siin kuidagi kokku võtta, et ühel pool kaevikus on siis kv.ee City24-ga koos, siis on meil maakleribürood, arendajad vist on nagu, kuidas nemad siin on ka eks mängus, siis on meil tegelikult ju eraisikutest kuulutajad ja siis on seal kuskil teises kaevikus on üks teine kinnisvaraportaal ka, eks Kinnisvara 24 näol. Et Kristjana, sa tahtsid see öelda? Ma tahtsin täiustada võib-olla siit vahepealt, et kui me nimetame neid osapooli, kes meil nii-öelda platvormil on, siis tegelikult tihtipeale võib-olla ei mõelda selle peale, kui võib-olla keerulises situatsioonis me üldse kinnisvaraportaalina oleme. Et kindlasti aasta siis, kui 2005 oli, siis meil oli rohkem selline kuulutuse sisestamise keskkond. Täna me oleme ikkagi, ma arvan, täisväärtuslik kinnisvaraportaal ja tehingutugi. Me igapäevaselt meeskonnana mõtleme väga paljudele osapooltele. Nendeks on otsijad, nendeks on eraisikust kuulutajad, nendeks on maakleritest kuulutajad, kes müüvad Tallinna linnas, maapiirkonnas, kes müüvad kinnisvara, ärikinnisvara, siis üürikinnisvara, siis arendajate pool ja kokkuvõttes nii-öelda neid osapooli, kelle huvide eest me igapäevaselt seisame, kellele me püüame siis arendada tööriistu, hinnastada vastavalt, väärtust pakkuda, külastajaid leida kõikidele osapooltele, et nii-öelda vahest võib-olla see konflikti raames tulevad esile ainult teatud osapooled, kellel on võib-olla mingisugune konkreetne huvi mängus, aga samal ajal unustatakse ära, et me siin Eestis teeme maailma parimat eestikeelset kinnisvaraportaali ja hoolitseme selle eest, et ennekõike oleks kõikidel osapooltel silmapaare, kellel seda kinnisvara pakkuda. Eks neid osapooli, kelle huve me reaalselt iga päev kaitseme ja kelle nimel me töötame, on nii palju, et see võtab meie nii-öelda tootearendusjuhi nagu vaate silme eest kirjuks. Arva sult veel midagi siia juurde? Jah, aga kui sinu küsimus juurde, sinu kokkuvõtte juurde, siis ma paneks ühe asja kokku, et on kinnisvara kolmas siis kinnisvara poole ütleme siis välja, et see on Kinnisvara 24 pluss siis nende omanikud. Et mina näen seda, meie näeme seda niimoodi, et seal on see pool, see vastaspool nii-öelda. Ja tegelikult tuli siit, miks me siin täna oleme, ongi see, et meid täna justkui nagu rünnatakse meedias, et ja Kinnisvara maaklite koja nimel siis ka ja vaadata siis Kinnisvara maaklite koja juhatus, siis seal on tundub see kuidagi imelik, aga seal on suurte firmade juhid on seal või ütleme, suurte firmade esindajad on seal nagu väga tugevalt lausa juhatuse liikmed on seal esindatud, kes ühtlasi on ka siis Kinnisvara 24 omanike ringis. Et mulle tundub seal, et see kasutatakse ära sellist maaklite koja sellist nagu usaldusväärst või sellist jõudu nagu mingil teisel eesmärgil. Ja kus see konflikt tegelikult täpselt alguses sai, oli tegelikult see, et konkreetselt üks suur firma siis
küsis meie käest allahindlust või muidu ja see või muidu ongi nüüd praegu käima siis see rünnak, et jah. No kuule, aga lähme siit sissejuhatus on olemas, kaardistatud on, et kellest me üldse räägime aga no kuulge, eks, et 2019 aastal oli hind 49 eurot ja nüüd on 239, 388% hinnatõus, et no kas see ei ole liiga palju? See võib tunduda palju, et see võib tunduda palju ka sel hetkel näiteks, kui ütleme siis mitte kinnisvara, internetiportaalide või kuulutuste äri, tihtilugu ärimudelid hakkavad pihta nii-öelda freemium mudelist, üldiselt free mudelist, et on tasuta kuulutamine. Siis hakkab freemium mudel, on järgmine protsess, kus makstakse nii-öelda siis lisateenuste eest, on need siis kuulutuste esile tõstmine või mingi värv või suurem pilt, mida iganes. Ja siis hakatakse vähehaaval, jõutakse sinnamaani, kus portaal on võib-olla arenenud piisavalt, jõudnud ka kuulutuste ajalehtede kõrval juba silma paistma hakata, ja jõuab väärtust pakkuda rohkem, on võimalus küsida ka raha, nii-öelda oma väärtusele vastavat siis tasu. Ja selles protsessis me nagu kuskil olemegi olnud, et me oleme peaaegu tasuta alustanud aastaid. Ma arvan, et meil oli aeg, kus me ei tõstnud vist 15 aastat või 10 aastat kordagi hinda. Aga küll me ka võitsime nii-öelda tähelepanu, saime suuremaks oma külastuselt, tõime rohkem väärtust ja see ongi mida me täna teeme, ongi see, et me üritame aru saada, mis on meie väärtus ja vastavalt sellele ka siis oma hinnastamist teha. Mõnele kinnisvarafirmale on kindlasti rohkem tõusnud see kui teisele, sest et meil olidki veel alles 20, ma arvan, et 2-3 aastat tagasi me jõudsime sinnamaani, kus hinnastamine läkski maaklipõhiselt võrdseks. Et sinnamaani olid veel sellised vahed veel sees, kus olid soodustused pigem suurtematel firmadel. Kristjan, nii, okei, palun Kristjan. Ei, ma lihtsalt tahtsin märkida, et tegelikult kui aastaid tagasi võib-olla nii-öelda platvormil siis niuke müük oli 49 eurot kuutasu, siis täna on tegelikult 79 eurot, et nii suurt hinnatõusu tegelikult ei ole ju kuskilt võtta. Et lihtsalt loogika on see, et kes rohkem nagu kasutab, see rohkem maksab, aga täna kõige soodsam maaklipakett on KVS 79 eurot, kui see 2019 on 49 eurot, et siis jätkuvalt saad müüa ja alustada, ja rohkem tellid, rohkem nähtavust, rohkem turundust, rohkem pilte suuremana, iseenda nii-öelda kuvandit ka brändina kujundada, kasutad seda nagu meediapinda, nii-öelda, et kas sa tellid Postimehest või Delfist reklaami või esindad ennast KVS, kus on kliendigrupp nagu reaalselt kinnisvarasihtgrupp, et siis ta tegelikult ju nii-öelda hinna mõttes või väärtuse mõttes väga suur ei ole. Läheks korra sellesse, et mina lugesin ajalehest, et ikkagi hinnatõus on 388%, et võib-olla räägiks selle lahti, et kas siis oli 388% hinnatõus või mitte, et kas see asi, mis maksis 2019 aastal 49 eurot, palju see sama pakett täna maksab, siis kordaks selle üle? Seda ei olegi nii lihtne arvestada, sest et paketid ongi muutunud ja ongi muutunud, ongi tulnud pildid, logod juurde. Seal on nagu palju erinevaid. Praegu täpselt ei mäleta, palju meil paketti oli või mis erinevad paketti meil oli siin 6 aastat tagasi, aga me olime, ma arvan, et võimalusi ja asja oli palju vähem, et lisaks ei tasu. Seal on üks asi veel, et jah, me anname ka pakettides kaasa ka nii-öelda raha, tasuta siis raha või tasuta siis lisateenused, mida saab kasutada, et seal on palju asju muutunud, ja ma olen kindel, et kellelegi on ka rohkem tõusnud, nagu ma ütlesin, et mõnel suuremal firmal, kellel olid väga suured soodustused, on ka võib-olla, ma tean, kas rohkem, aga natuke rohkem tõusnud. Okei, et kui paketid üks ühel ei ole võrreldavad, siis jah, võib-olla selline
igal juhul, eks, et ma saan aru, hinnad on tõusnud, aga et kui palju siis täpselt, et see ei pruugi nii lihtne olla võrrelda. Aga Kristjane, et kui Tarvo nüüd siin tõstab hinda kogu aeg, et kas see karda, et su töö läheb luhta, et sa siin tegeled turunduse ja kommunikatsiooniga, aga teie kliendid lähevad kuhugi teise kohta, kus odavam on kuulutada, et kus saab tasuta, eks sel põhjusel ma alguses küsisin ka, et mis see sotsiaalmeedia meil siin paralleelselt kõrval elab. Tegelikult neid hinnastusi ümber vaadates me ju väga täpselt jälgime, et kas see, mida me küsime, pakub väärtust vastu. Ehk siis, et me võrdleme ennast mitte ainult Eesti, vaid ka teiste sarnaste platvormidega näiteks Euroopas või mujal maailmas, et kuidas need hinnastusmudelid on. Ja kuna meil on täiesti eluterve konkurents turul nii Kinnisvara 24 kui City 24 näol, kes siis kõik me võitleme täpselt ühe ja sama asja nimel. Et ma võiks öelda, et Tarvo, Urmas ja Karin igapäevaselt mõtlevad, kuidas nende portaal saaks olla parim klientidele number 1 positsioonil. Et ehk siis, et me hinnastust vaadates kindlasti mõtleme sellele, et kas see väärtus on piisav, ehk siis kas me pakume juurde näiteks, ma ei tea, objekti ajalugu või kliendipäevasid või tasemeteenuseid juurde, et milliseid reklaame ja jätkuvalt on KV kõige soodsam platvorm kontakti kohta. Ehk siis, et sotsiaalmeediast, teistest portaalidest sa ei saa nii kiiresti, nii head tulemust. Et tänu sellele me teame, et meie hinnastus ei ole ebaõiglane, see ei ole, kuidas seda oligi, järsk ja ülekohtune ja kõik muu. Et tegelikult vaatame, kui palju ma peaksin turundusjuhina reklaami ostma, ma ei tea, Delfist, Postimehest, Kanal 2 raadiost, välimeediast, et palju mu turunduseelarve peaks olema, et saavutada sama tulemust. Ja ma jõuan kogu selleni, et kui ma tahan kinnisvarasektoris ka veel reklaami teha, siis kõige odavam oleks seda päriselt ka kontakti mõistes teha KV-s. Et seetõttu ma ei karda, et sotsiaalmeedia või mingisugused teised platvormid meid täna veel ohustaksid. Muidugi, kui Tarvo hinda tõstab, et ega minu töö läheb keerulisemaks, aga õnneks ma usun sellesse, et me teeme head asja ja oleme hästi kasulikud oma otsijatele ja teistele klientidele ka. Tarvo, sa tahtsid? Jah, tahtsin öelda seda, et ega tegelikult on ka teised portaalid tõstnud samamoodi hinda. Tegelikult ma tahtsin seda veel öelda, et muidugi me kardame seda, et see on loogiline, et me kardame seda. Aga seni, kuni me teame, et me pakume maaklerile head väärtust, ta hindab seda ja ta kasutab seda. Et see nii lihtne see ongi, et ega muidugi me kardame siin. Tarvo, kuule, aga vaatame numbreid, et saab ju nagu odavamalt ka. Viimase nüüd saate eetrisse mineku hetkeks 2 nädalat tagasi avaldasite majandusaasta aruande ja 20 miljonilise müügitulu juures 7 miljonit eurot puhaskasumit KV Allepall OÜ, eks. Ja City 24 kasumimarginaal tähendab siis Allepallil on niimoodi 30%, City 24 60%, Kinnisvara 24 saab napilt 7,7% kokku, et saab ju soodsamat teenust ka pakkuda. Jah, et kindlasti saavad kõik oma teenust soodsamalt pakkuda, aga teema on selles, et ega selles sektoris on üsna tavapärane, et kuna on suured riskid, see sama risk ongi, et minnakse ühel päeval järsku ära, et võidaksegi minna, me oleme hästi õrnad selles mõttes, et portaalid on sellises situatsioonis, et 50, 60, 70% marginaali on maailmaturul sellistes kuulutuste portaalidel üsna tavapärane. Jutt käib muidugi, jutt ei käi kõigist, et ega kui ma arvan, et Urmas, tervitused Urmasele siinpool Kinnisvara 24 juhile, et ta oli kunagi meil ka turundusjuht.
et teeb tubli tööd, et ta on ju jõudnud ometi kasumist või kahjumist, üsna suurest kahjumist, üsna tublisse kasumisse. Et 7,7 või 8% põhimõtteliselt on, ma arvan, et ta samamoodi jõuavad üsna ruttu 23% lähedale. Et see on ainult aja küsimus neil, kui nad teevad samamoodi head tööd edasi. Liigume edasi. Kasutan nüüd tsitaati, et suhtlus on maffia stiilis, kui ei meeldi, minge ära. Kristjana, kuidas sa sellist kriitikat kommenteerid? Kas teil on ka mingid tulirelvad laual suhtluses kliendiga? Õnneks ei ole, meil on neist toredad kliendid, aga ja, see võib-olla ajab mind naerma seetõttu, et kui ma olen 12 aastat olnud ja ka näinud neid võib-olla ähvarduskirju, neid seisukohavõtte, neid tehke meile hind soodsamaks või muidu ja tuleb plaan ja siis kommunikatsioonijuhil on reede ette hõivatud, sest ta teeb vastuseid ajakirjanikele. Et siis ma ei tea, kes siin maffia stiilis rohkem suhtleb, kas meie või meiega. Et jah, et me oleme pigem seisnud nagu selle eest, et me ei allu sellistele nõudmistele, et kui me 2017 ütlesime, et me kaotasime tasuta kohad ära, sellepärast, et me tahame võrdsemaid tingimusi kõikidele maakleritele, siis me ei ole meil ka nagu südametunnistus ei luba vastupidist teha, mis tõttu me tõesti hoiame seda joont, et me ei paku eritingimusi nendele, kes meid ähvardavad, vaid julgeme vastu seista, võib-olla siis kannatame ka ära selle meedias jõhkra maffia stiilis suhtlemise leibeldamise enda suunas, et ennekõike mitte alluda siis üksikute sellisele jõupositsioonile, meiega läbirääkimisi pidada enda huvide eest nagu siis seista. Et ma usun, et me tegelikult ei suhtle oma klientidega maffia stiilis, et me hea meelega kuulame tagasisidet, võtame seda arvesse, meie klienditugi iga nädala koosolekutel annab alati ülevaate klientide muredest, me arutame neid, kuidas me saaksime paremaks ja siis tulebki lihtsalt silmas pidada, et kas me jõuame seda teha kohe, millistele kliendigruppidele, et seega ma arvan, et me tegelikult oleme täitsa toredad. Kristjana, ma küsiks sinult veel, et kujutame ette, et ma müün keskmise tehingu hinnaga korterit Tallinnas, see on kuskil 160-170 000 eurot ja suhestame siia nüüd kõik tasud ja ostan võib-olla lisateenuseid ka juurde ja siis kuskil ma suhtlen oma kolleegiga Kohtla-Järvelt, kes müüb Kohtla-Järve väga kallist korterit 10 000 eurot. Ja kui me suhestame nüüd samad võrdsed kulutused tasud tema korteri hinda, siis see on nagu meeletuu ju. Et kas siin äkki võiks olla mingi diferentseerimine? Et Kohtla-Järve on üks näide, et mõtleme siin mis iganes muude piirkondade peale Tallinna ümbruse, Tartu ümbruse ja Pärnu ja siin ma nüüd ümbrust ei nimeta Pärnu puhul. Ja ei, loomulikult see võib-olla on viimase aasta jooksul või niimoodi natuke varem üha teravamalt meile lauale tulnud, et regionaalne nii-öelda mittelikviidne kaup loomulikult seisab kauem turul ja ei saa nii kiiresti müüdud, et võrreldes võib-olla siis eraisikute ja maakrite positsioonid, maakritel on ikkagi palju soodsamad tingimused, mis on andnud kindlasti maakritele suurepärase võimaluse rääkida kliente oma portfelli. Et me teame, et üks argumentidest on see, et ärge makske ise, et me paneme ise KV-sse ja teistesse portaalidesse. Et see on nii-öelda, et ma ei tea, ma ei oskagi öelda, kas see on etteheide või kiitus, et maakritel see võimalus on regionaalses, võib-olla isegi regionaalselt paremat teenust pakkuda kui eraisikutel endal. Aga loomulikult me mõistame, et nendes piirkondades on ühel maakleril või ka kinnisvaral või maakleril rohkem nii-öelda kaupa portfellis, teiselt poolt ka tehingu hinnad ja väärtused madalamad, et me mõtleme selles liinis, aga see loob selle olukorra, kus võib-olla
ütleme nii, et odav maksab liiga palju ja kallis maksab liiga vähe. Et balansis on küsimus ja ta loob ka portaali täiendava tehnilise keerukuse, arusaamaks piire, hinnastusi, neid kalkulatsioone, aga ma olen nõus, et selline regionaalsus, nagu hinnast tulenev hinnapoliitika on üha tavapärasem ka maailma teistes kinnisvaraportaalides, et ka KVS on võib-olla üks päev nii. Tarvo võib-olla teeb täpsemalt. Tarvo, ma proovin teid üksteise vastu välja mängida, eks, et kui Kristjana toob välja, et maakleribürood kasutavad enda teenuse müügi argumendina väidet, et nad panevad kuulutused kinnisvaraportaalidesse üles. Kas praegu nüüd ma jälleks vaatan siin, loen meediat, mis on kirjutatud, et maaklerid ei panegi kuulutusi üles või nad panevad ühte portaali või teise portaali või nad siis pööritavad ja vahetavad neid seal kuidagi, et mina kinnisvaraanalüütikuna ütleks, et kinnisvaraturg on nii ehk naa läbipaistmatu turg ja kui me nüüd enam seda kaupa ei näe ka, mis müügis on leti peal, et siis analüütiku vaatest on see väga halb. Et kas ikka pannakse kuulutused üles, Tarvo? Ütleb, kui me läheme tagasi korraks aega, tagasi umbes 10 aastat või isegi ütleme 5 või 6 aastat või sinna 2019 aastasse, isegi see on võib-olla, kui see tuli enam näiteks juba, siis ma arvan, et see nii-öelda analüütikuna oli KVS olev info üsna halb, sest et seal oli väga palju dubleeritud kuulutusi. Meil oli vahetult enne seda oli meil nii-öelda olid suuremad paketid siis või rohkem kuulutusi oli nii-öelda, isegi mingi hetk isegi võis panna lõputult üles kuulutusi, eriti just jällegi suurtemate pakettide, suurtemate firmade vankrid. Et siis oli meil väga palju kuulutusi ja väga palju kuulutusi, sest et väga palju oli koopiaid ja see kõik tegelikult tegi seda pilti ilmselt veel halvemaks. Ma arvan, et täna me oleme jõudnud sinnamaani, kus meie paketid on mõistliku suurusega, kui keegi jätab midagi panemata, kindlasti on ka seda ennem jätab panemata üles ja kindlasti osad on alati käinud läbi gruppide ja läbi, ma ei tea, väiksemates kohas eriti, läbi võib-olla tutvuste või ma ei tea, poe ukse ees või ma ei tea, kuidas see või ka kohaliku lehtede, mis on täna ka toimub kindlasti veel edasi. Et kui ma nüüd kuulan seda, teisest küljest jällegi, viimase 5 aasta jooksul ei ole meil kunagi olnud nii palju kuulutusi. Meil on viimase 5 aasta rekord. Jah, kunagi oli rohkem, aga seda kukkus ja nüüd on jälle nagu pigem tõusnud see number. Et ma ei tea, võib-olla jätakse, mingid kuulutusi kindlasti jätaks panemata, nad on alati olnud ka panemata ülesse. Et ma arvan, et sinu vaadet see võib-olla, sinu analüütiku, et see praegu pigem ei muuda rohkem, kui ta enne muutus. Võib-olla isegi praegu on parem. No ütlen selle ka ära, et kui ma ise kuskil kv.ee statistikat presenteerin ja kui see satub nüüd diskussiooni alla, siis ma ütlen, et see on halb statistika, aga see on kättesaadavast kõige parem siiski, et just kui vaadata kas üürihindasid või pakkumiste mahtu, et anda siis ühele või teisele mingi hinnang, et kuidas ta liigub üles või allapoole, et noh, ses mõttes jah, et võib-olla mingis mõttes on tänane statistika sellisest prügist puhtam. Aga liigume edasi sellise monopoli turu valitsemise teema suunas, et kui meil kinnisvaramaaklerite koda leidis juba mainimist, siis nende juht Katrin Kuusmaa ütles, et kasutate oma turuolukorda ära, et teil on 80-90% turust, noh, kas meil on nüüd konkurents ka, Tarvo, et see ei ole ju konkurents, kui KV-l ja KV.ee ja City24 on 80-90% turust? No, me tegelikult konkureerime ise täpselt samamoodi. Me võitleme siin erinevate tiimidega nii-öelda turu eest, teeme eraldi kampaaniaid, meil ei ole üks bränd ära kadunud või kuidagi moodi, et teda ei reklaami või et mõlemad portaalid võitlevad oma eest, lisaks on Kinnisvara24 väga jõuliselt ja ei tasu unustada, on 2+, et on nii kinnisvaramaaklerite või kinnisvarafirmade osalus
mis tagab talle sellise kindluse, et on sisu olemas ja Delfi Meedia, Delfi Grupp, mis ta nimi täpselt on nüüd. Express Grupp. Express Grupp ja just hakkab börsilt ära minema. Et nad on meedia tugi olemas, et me ise arvame, et KV on selline 60-70%, see on ka läbi käinud kuskilt, vist isegi oli see Konkurentsiameti hinnang. Ja siis Kinnisvara 24 ja City on, ma ütleks, City on nõksu võib-olla ees, aga mõnes kohas võib-olla isegi nõksu taga. Ma arvan, et võib-olla kuskil maapiirkondades on need pigem juba Kinnisvara 24 ees. Et jah, Lõuna-Eestis näiteks. Kristjana, kas te tegutsete City 24 ja KV.ee-ga sama strateegiaga ja tegelikult konkurents on näiline? Tegelikult mitte. Et nii nagu Tarvo ütles, tegelikult me oleme omavahel samasugused konkurendid. Meil juhtumisi on lihtsalt sama omanik. Aga see tee meie tööd selles mõttes kergemaks ju, et meil igapäevaselt KV-tiimiga mõtleme tegevusi, kuidas olla number 1 portaal, kuidas oleks rohkem külastajaid. Müügiinimesed peavad müüma täpselt samadele siis suurklientidele sarnaseid kampaaniaid tihti peale, et kui meil ühistrateegiat oleks, ma isegi ei tahaks seda, et tegelikult on hästi, kuna me tuleme positsioonist, kui ma liitusin ettevõttega, siis City oli meie tuline konkurent. Me oleme alati oma konkurentidega ka viisakalt läbi saanud ja hästi, aga sellegi poolest ta oli alati meie konkurent. Nüüd kujutage seda situatsiooni ette, kus üks päev öeldi, et näe, vaata, me ostsime sulle veel ühe siia. Et see on nagu väikesele õele toodi nagu üks lisa ja öeldi, et sa ise hakkama, et me tegeleme kellegi teisega, et see, võib-olla see emotsioon on nagu selline nagu raske võib-olla mõista, et kui sa oled tulihingeliselt ühe brändi eest väljas ja tema parima positsiooni saavutamise eest, siis tegelikkuses on nagu raske, sama raske, et kas on Kinnisvara 24 või City 24, me vaatame neid enda kontekstist sarnaste konkurentidena ja nemad vaatavad meid ka. Kas te, Kristjana, surute maaklereid, et nad ostaksid kuulutused mõlemasse portaali, et see on siis, millest teid süüdistatud on? Kindlasti mitte. Minu arust me just selle viimase paketi muudatusega tegime võimaluse valida siis ka väiksemates mahtudes, et sa võid saata nii-öelda läbi KV siis kuulutusi Citysse. Tegelikult ma ei tea, minu arust Kinnisvara 24 pakub ju seda, et nad saadavad soo.ee-sse. Meie pakume siis seda, et sa saad saata ka Citysse, aga sa pead nagu siis nii-öelda nagu maksma rohkem. Ehk siis see kuulutuste täiendmüük, et Auto24 kaudu sa saad näiteks Leedu turgu saates sinna kuulutuse. Et see edasi saatmine või edasi müümine mõne portaali, see on niisugune tavapärane meie äripraktika ja me kindlasti ei suru, et pigem, esiteks on see täiesti vabatahtlik, valida võib täpselt samasugust mahtude kaupa, kas sa soovid ainult KV-s kuulutada, mis on võib-olla regionaalselt päris paljud, ma arvan, meie Tartu kliendid eelistavadki ainult KV-d, aga samal ajal teised eelistavad seda mugavust, et sa sisestad ühest kohast ja siis saadad nii-öelda ka teise, aga selle võrra maksad ka rohkem. Et see on täiesti vaba valik ja ma kindlasti ei suuda. Jaa, okay. Aga aeg on väga kiirelt kulunud, et peaks kuidagi nüüd mingid otsad kokku ka sõlmima. Tarvo, ma küsiks sinult kuidagi kokkuvõtlikult, et ma märgiks need märksõnad ära, mis siin siis, kuidas öelda, sõjavormis on ühest kaevikust teise pommina visatud, et kas portaalide hinnad on liiga kõrged, kas maaklerid saavad seda väärtust, mis te neilt rahana küsite? Ma olen selles väga kindel, et nad saavad ja ma arvan, et nad saavad meie juures, maaklerid saavad kindlasti meie juures rohkem väärtust meie hindade juures, kui nad saavad kuskõik mõnes teises portaalis.
Kristjana, sulle selline kokkuvõtlik, kuidas öelda, provotseerin sind, et kas maaklerid või teised kuulutajad ei peaks minema kas kuhugi sotsiaalmeediasse või jätame kõik portaalid kõrvale mingitesse kolmandatesse kanalitesse kuulutama, äkki seal on odavamad alternatiivid olemas? Odavamad alternatiivid on alati olemas, et kui ma tahan Berliini minna, ma võin ka jala minna, aga võin võtta odavlennufirma ja osta sealt toidu juurde, et see sõltub nagu mugavusest ja kiirusest, et kui ma peaksin täna panema iseenda kinnisvara müüki või üürile või kui ma peaksin olema maakler, siis ma tean, et mu raha oleks kõige paremini investeeritud KV-s, sest et see külastuse kogus ja nende kontaktide arv, mida sa saad KV kaudu versus teistest kanalitest, on kindlasti kõige väärtuslikum, ehk siis ka kõige odavam. Et raha oskame me kõik lugeda, hinnatõusud on alati valusad, aga ma tean, et siin ma saan selle raha eest kõige rohkem nähtavust. Kuigi ma tahtsin siin nüüd päris nagu sõlme peale tõmmata, et äkki Kristjana, sa oskad just nendest silmapaaridest veel midagi siia juttu tuua, et me rääkisimegi rohkem maakleritest, me rääkisime maakleribüroodest, aga me alustasime sellest, et tegelikult kuskil on ju ka need inimesed, kes veebilehte külastavad, kes on siis potentsiaalsed kliendid, me selle seltskonna oleme tegelikult tänases vestluses üldse kõrvale jätnud, et ma ei oskagi hästi mingit küsimust formuleerida, et oskad sa siit nagu natuke midagi tuua? Ma arvan küll, et võib-olla mida ma just enne kõike, kuna meie podcast, KV enda podcast, mida me teeme maakleritele, vahest harva satume meiega siia rääkima või õnneks ka panga ja teised aitäh Tõnu, et sa oled aastaid juba selle eest nagu hoolt kandnud. Aga mida ma tahaksin võib-olla nende silmapaaride kohta maakleritele nõu anda on see, et tegelikult me näeme, kui palju võetakse ühendust kontaktivormide kaudu või kui palju vaadatakse igat kuulutust portaalis. Ja vaatamata sellele, et sotsiaalmeedia ja teised kanalid võivad olla suurepärane võimalus iseenda brändi kasvatada, oma nähtavust, uusi kliente omale portaali saada, siis tegelikult võtke seda, kui keegi teiega ühendust võtab, kui potentsiaalset tuleviku klienti, suhelge temaga mitte lihtsalt sellest vaatest, et ta tahab uut infot saada selle konkreetse objekti kohta, vaid võimalik, et ta otsib ka endale tulevikus maaklerit, ja teie nimi jääb talle hästi meelde, vahest ka halvasti kahjuks, kui seda on nagu teistmoodi tehtud. Ja teiseks need silmapaarid, mis vaatavad teie kuulutusi, näidake parimast vormist, vahetage esipilte, pealkirju, tekste, mõelge hästi läbi, olge olemas, et tegelikult need vaatajad ja otsijad ja silmapaarid, keda KV igapäevaselt püüab oma platvormile tuua, on ju tegelikult suurepärane auditoorium, kellele enda brändi tutvustada ja nii saada edukamaks, sest et olgem aus, rohkem kui kunagi varem on tegelikult ka maaklerid platvormil, et kui ma tulin, siis see number oli seal 1200 äkki, 10 aastat tagasi või nii. Täna on neid seal 1800 juures, et konkurents on tihe. Nagu nad kõik räägivad, AI on ka üks potentsiaalne konkurent, et eristuge, inimlikkus, väljapaistvus. Ja meil on need silmapaarid, et olge nende jaoks olemas. Ja nüüd saate selline kõige lõpp, ma alati küsin saatekülalistelt mõne mõtte või nõuande, mille kuulajad-vaatajad võiksid endaga kaasa võtta, et Tarvo, mis sa annaks inimestele kaasa, kes meie tänast saadet kuulavad-vaatavad? Ma lihtsalt enne veel selle sinu eelmisele küsimusele ütlen nii, et võib-olla see võib tunduda praegu kohe, kui ma ütlen maakritele nagu ei pruugi meeldida, aga tegelikult me teeme seda portaali eelkõige külastajatele. Aga ainult selleks, et meeldida võimalikult palju maakritele. Et selles mõttes, et me mõtleme ikkagi külastajale number 1 ja siis tahavad ka maakrid olla meie juures, et külastajad ehk siis otsijad, kindlasti otsijad. Aga mis ma tahtsin veel lõpetuseks võib-olla öelda on, et võib-olla täiendan seda sama, mida Kristjana tegelikult rääkis. Minust Kristjana tõmbas väga hästi kokku juba peaaegu, et võib-olla veel selle sama AI teemal ja on siin alles oli artikkel Postimehes, et AI võtab ära maakrite töö, et ütlemata küll täpselt kuidas,
aga ma arvan, et ühte asja ei saa ükski robot või ükski asi ära võtta, see on inimlikkus ja selline paindlikkus või ütleme siis inimlik suhtlemine, et ole nagu oma kliendist paar sammu ees, et me saadame sulle iga nädal ülevaate kuulutustest, statistikast, jaga seda oma kliendiga, hoia teda kursis, kuidas läheb, küsi, mis sa arvad, et kas ma peaksin vahetama, ma näen, et hakkab kukkuma külastust või vaata, mis ta arvab, sul on juba nii kaua olnud kuulutus üleval, vaatame hinna üle, vaatame, võib-olla võiksime teha, tulen uuesti pildid, et juba on jõulud on möödas, et aga 60 veel pildi peal, et aga juba mai, et võib-olla võib ju nii juhtuda ka, et eks siis ole paar sammu ees, hoia klienti, suhtle temaga inimlikult ja sul on kliendid alati uuesti ukse taga. Kristjana, ma annan sulle ka selle viimase sõna veel, mingi nõuanne, mõtte või sul tuli ennem nagu tegelikult puhast kulda, et on sul veel midagi lisada? Ma ei tea, võib-olla ainult seda, et aitäh kõikidele maakleritele, kes te meie jaoks olete olemas olnud. See on ülim rõõm näha teie enda profiilipilte aeg-ajalt muutumas, et iga aasta, kui me mingit toppe või iga kuu midagi teeme, siis need tuttavad näod, et meie jaoks maaklerid on ääretult oluline kliendigrupp. Ja kui keegi kuskil arvab, et me ei taha teiega suhelda või et me ei võta teid kuulda, siis ei vasta tõele, et me alati kuulame hea meelega, kirjutage meile ja võib-olla tõesti me ei jõua kohe teha alati asju, et nagu Tarvo ütles, me vahest läheme nii-öelda otsija vaatenurgast esmajärjekorras, kuna tehnoloogia maailm muutub kiiresti, siis tegelikult me võtame neid arvesse, panustame ja KV on tehtud maakleritele kunagi aastas 99 ja ma usun, et aastad edasi me oleme ikka veel maakleritele tehtud. Nii, aga võtamegi siit siis asjad kokku. Täname kõiki kuulajaid ja vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 126 osa KV.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime täna siin siis konfliktist portaalinduse maailmas. Seda teemat aitasid siis avada Tarvo Teslon, kes on portaali KV.ee portaali juht ja Kristjana Põld, kes on portaali KV.ee turundus- ja kommunikatsiooni juht ja kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja enne kui nüüd päris punkt tuleb, siis head kuulajad, kui teil on mõtteid, arvamusi, keda võiks saatesse kutsuda või mis teemadest me saadetes võiksime rääkida, andke teada kliendi tugi @kv.ee või võite minule otse ka kirjutada, joonistada, et minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, kohtume järgmistes KV.ee kinnisvara podcastidest ja seniks kena novembrikuu sügisest jätku. Head. Aitäh.